riided olemas ning nüüd lähme jalanõusid otsima. No sügis on niigi selline tume aeg. Kas kinga trendides on sel sügisel ka värve leida, mis natukene rõõmsamaks meie tänavapildi muudaks? Värve on alati igas kollektsioonis, aga tõsi ta on, et muidugi must, hall, pruun, need kipuvad olema sellised sügise värvid nagu ajast aega. Aga hea uudis on see, et need mustad ei ole üldse mitte sellised igavad mustad, vaid selle hooaja trendides on hästi palju kaunistusi, lipsukesi, paelu, neete, kette, mida iganes ja kõik need mustad hallid on sellise väikse vinjetiga palju lahedamad kui lihtsalt nahast must king. Et kindlasti materjalidest on seemisnahk selle hooaja suur lemmik, nii nagu ta juba eelmisel sügisel moepilti tuli, nii ta seal ilma teeb. Ja kui me veel kartustest räägime, siis praegu on siin riiulitel hästi palju ägedaid platvorme ja ma tean, et paljud naised kardavad neid platvorme kui tuld, sest nad on nii kõrged ja nendega võib end vigaseks kukkuda. No vot, see on nüüd järjekordne müüt, eks ole. Tegelikult see platvorm annab küll jalale sihvakust ja võtab kohe 5 kilo maha, eks ole, kui see jalga panna, aga tegelikult on ta väga mugav, sellepärast, et see kontse ei tundu üldse nii kõrge, kui sa selle jalga paned, et tasub kindlasti proovida, et mitte nagu jätta seda riiulile, et platvorm on tõesti üks ka selle sügise suur lemmikuid. Et nii platvorm tal kui jällegi ülimugav kiilkonts, mis on selline tõeliselt linna inimese jooksuking, et aga samas selline elegantne ja nagu annab riietusele hästi palju juurde, et seda kindlasti tasub tähele panna. Ja on ka täiesti selliseid, kes kohe üldse kontsa ei taha, et on ka selliseid roomikuid ja väga robustseid, aga samas kaunistustega saapaid, et ma usun, et igaüks nagu leiab endale sobiva, et mood ei olegi tänapäeval selline dikteeriv, vaid pigem ta ikkagi annab iga inimese enda stiilile midagi juurde. No naiste mood ja kingamood on tavaliselt hästi selline mänguline. Kuidas meeste moemaailmas lugu on? Mehed, eks need trendid on täpselt samad, mis naistel, aga nad on natuke nagu sordiini all ja natukene sellised mitte nii julged. Aga kindlasti on meestel ka seemisnahk on väga selline kuum teema praegu ja meeste saabas, mis peaks hästi Põhjamaa mehi peale seda 30-kraadist talve rõõmustama, et enam ei pea mehed jooksma ringi kingakestega, vaid ka moelavadel on hästi palju saapaid. Et just selline meie kliimasse väga hea uudis ja mis on meeste puhul ja tegelikult ka naiste puhul hästi kuum teema on see, et kui see saabas on endale muretsetud, siis seda ei häbeneta kuskil püksisääre all, vaid püksisääred võid julgelt toppida saapa sisse või üldse üles keerata niimoodi, et see saabas on kenasti nähtaval ja ei ole selline häbiasi peita, et nad on ikkagi väga lahedad ka, eks ole, et kui juba kord on koju toodud, siis tasub ka teistele näidata.